17. korda toimunud jõulumäe rattamaraton oli Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja eelviimaseks osavõistluseks. Seekord sai lähtemaratonile ja Fruit Expressi poolmaratonile kokku 770 rattasõpra. Traditsiooniliselt ootas ees suurepärane võistluskeskus ning erakordselt kena männimets, kus leidub nii kõvapõhjalisi matkateid, samblast metsaalust ja liivaseid luitepealseid. 62 kilomeetrit rattamaratoni oma parimal kujul. Kümnendaks kilomeetriks oli ees 3 meest, Martins Plums, Peeter Tarvis ja Arnist Petersons. Kadunud oli aga favoriidiks peetud Rio olümpiagrupisõidu 9. mees Tanel Kangert. Tema tuli alles minut hiljem jälitavas grupis koos Ivo Suure, Erki Pütsepa, Silver Schultzi ja Kaspar Austaga. 3. grupp kaotas aga juba üle 2 minuti. Kehv mehaanik olen, et ise ma sadula peale panin ja ju ma siis ei kinnitanud ära, et eile õhtul veel tegin rattaga tiiru, aga oleks pidanud üle kontrollima, et sadul tuli lahti ja õnneks jäin seisma, kaotasin üle minuti vist oli vahe, kui ma uuesti minema hakkasin. Täpselt poolel maal Premium 7 vahefinišis oli edu sisse saanud valitsev lätimeister Martins Plums. Sel hooajal on ta teinud meie sarjas ühe stardi, mis lõppes Vooremäe rattamaratoni võiduga. Kulus 17 sekundit, kui vahefiniši joone ületasid valitsev Eesti meister Peeter Tarvis ja Arnist Petersons. Noor lätlane, kes maailmakarikasarjas U23 arvestuses olnud sel aastal koguni 4. ja 5. Liidri ajast kulus minut ja 5 sekundit, kui tuli kohalik mees Tanel Kangert, kes küll pärit Pärnu maakonna teisest otsast, Vändrast. Väga heale olümpiasõidule lisaks võib Astana profiklubi mees sellest aastast ette näidata aga 3 võitu Trentino velotuurilt, kus sai üldarvestuses 2. koha. Veel pool minutit ja tuleb sarja valitsev võitja Kaspar Austa koos Ivo Suurega, kel täna seljas Hans Krohe kiirenduskilomeetri liidrisärk. Natuke hiljem, jõulumäe nõlval, oli juht trio taas koos. Jälitaja Kangert tegi pere ja aastase tütre Johanna kaasaelamisel kõvasti tööd ja vahe liidritega aina vähenes. Nüüd oli see juba 45 sekundit. 15 kilomeetrit enne lõppu, raja raskemael tõusul, Seinamäel, sõitis ees ikka 3. grupp. Ent selle koosseis oli muutunud. Nüüd oli siin 2 eestlast, Tarvis ja Kangert ning lätlane Plums. Oli selge, et just siit peab tulema ka tänane võitja, kuna koos väntasid naaberriikide meistrid maastikurattamaratonis ja rattamaailma üks enim hinnatuid töömehi. 4. ja 5. kohal tulid Kaspar Austa ja Ivo Suur, kes liidritele kaotasid minutiga. Austa, kes on selle sarja 6-kordne võitja ning olnud parim seejuures viimasel 5 aastal, pole aga suure üllatusena tänavu kordagi veel 3 hulka jõudnud. Tundub, et ka täna kipuvad poodiumi kõrgemad astmed silme eest kaduma. Ja alles siis ronis vaevaliselt mäest üles pikalt liidergrupis olnud Arnist Petersons. Kaotust liidritele mõõdetakse juba üle 4,5 minuti. Veel minut ja siis tuleb sarja kollases liidrisärgis Erki Pütsep. Taamalt paistab aga veel üks lätlane, Ivar Sprokofjev. Finišiks oli jõuvahekorrad klaariks tehtud.
Raplamaa rattaklubi Como Fixus Sport esindav Peeter Tarvis tuleb üksinda ja uhkelt esimesena üle lõpujoone. See oli talle selle aasta teine etapivõit. Raske on mitte rahule jääda, kui paremat tulemust ei saagi saada kui võit. Ma tundsin hästi ennast ja olin üllatunud, et suutsin endale lätlastele pähe panna, sest nad on maastikurattas väga kõvad, et üks on MK-l isegi 4. saanud U23 ja Läti meister on ja igat pidi, et nad on väga osavad ka, selline rajal on osavust ka vaja, aga suutsin, mul oli hea tunne ka täna ja sõitsin ühtlase tugeva tempoga seal lõpu sees ja siis ühes kohas jäid maha lihtsalt ja oligi nii. Tänane võit tähendas ka tõusmist üldarvestuse kindlaks liidriks. Septembris ootab veel üks etapp. Nüüd on mul üldist päris kindel seis ka, et ma pean seal lihtsalt kontrollima ja muidugi ma lähen alati võidu peale ka. Teisena on päralt CCK klubi esindav Martin Plums, kes võitjale kaotab pea 2 minutiga. Kolmandana tuleb rahulikul moel Astana helesinises vormis Tanel Kangert. Oli nii, et kehal oli see tugev šokk, et esimene kilomeeter juba stardikeerundus oli laktaat jalas, et minu jaoks harjumatult kiire start, et maantee peal selliseid sõita ei ole ja kuna ma ei ole nüüd 3 nädalat väga järski liigutusi teinud ja puhanud peale olümpiat, siis see taasolastamine oli päris valus, et 1,5 tunni peal oli energial läinud ja glükogeenist keha tühi, et selles mõttes väga, väga intensiivne võidusõit, aga ma arvan, et sellised väiksed ärritamised tulevad kokkuvõttes kehale kasuks. Tänane võidumees oli muidugi teisest klassist, et hea oli isegi tagant vaadata, kuidas ta sõidab, et ma arvan, et selle mehe koht ei ole siin Eesti metsade vahel tegelikult. Hooaja teine 4. koht läks lõpuks A&T Sport Mobile EE klubi esindavale Kaspar Austale ning 5. Velo Plus Tork Pro tiimi Ivo Suurele. 6. sõtkus end lõpuks Plumsi meeskonnakaaslane Ivars Prokofjevs. Ühtlasi loosis tänane päevakangelane välja ka ühe sarja peaauhindadest. Kõikide Shimano matkasõitjate nimed lasti kasti ja And Moment seiklusreiside poolt võitis rattamatka Hiina Rahvavabariiki Antti Rammi. Palju õnne! Naistest tuli täna 5. korda järjest esikohale Liisa Eerberg, 2. Janelle Uibokand, 3. Grete Steinburg, kes sai selgaga naiste arvestuse Opeli liidrisärgi. No täna ei läinud nii, nagu ma tahtsin, et mul läks mingi oks vist sinna taga, sinna tirri vahele ja kogu aeg viskas ketti maha ja et ma ei näinud, kas seda oksa mitu korda vaatasin, aga et jah, tuli raskelt. Traditsioonilistest nööbiku lastesõitudest võttis osa seekord 182 väiksemat ja suuremat rattasõpra. Kuni 12-aastaste poiste seas oli kiireim Martin Kruusemann, kellele jäi selgaga nööbiku liidrisärk. Sama vanadest tüdrukutest võitis Elisabeth Ebras, ent liidrisärk jäi Anna-Britt Prantsile. Kõigi väiksemate ja suuremate rattafännide rõõmuks oli täna tehtud ka eraldi autogrammi pooltund. Esmalt oli tähelepanu keskpunktis meie suurimaid rattastaare Tanel Kangert. Ma ei tea, kui palju neid tahtjaid on, aga kui mõni juba tahab, siis on hästi, et selles mõttes ei ole mul ju raske neile need autogrammid ära kirjutada ja kui see kellelegi rõõmu teeb, siis seda parem. Peagi jagas oma autogramme ka sõudmises olümpiapronksi võitnud Allar Raja, kes tänase maratonisõidu oli sunnitud jalakrampide tõttu pooleli jätma. Peale poolt tekkis selline mõnus reiekramp, et ei saanud veerand tundi maas püsti, siis, ja kui püsti sain kilomeetri vändata ja uuesti olin pikali, nii et otsustasin sealmaal siis, et aitäh ja tunnistan endale, et tulin mütsiga lööma. No ütleme, et viimane treening oli olümpiafinaal ja vend ütles, et Kangert on stardis, et tuled ka või? Ma ütlesin, no okei, kui saab ülesande, siis miks mitte siia koduradadele sõitma, et siin on küll rattaga trenni tehtud ja
tulin siia, võtsin stardi ära, jube vägev oli, mõnusasti kimad, vead, gruppised eest ära, teed mis tahad. Võtsid jõulumäe tõusud ära ja siis oli kõik. Okei, vaatasid, joogipudel ei olnud veel tühi ja eks mul oli esimene rattamaraton ka, mida ma sõitnud olen, nii et on mida panna siis kõrva taha ja respekt neile vendadele, kes täna ikkagi lõpuni kihutasid. Väga head emotsioonid, aga ülimalt väsinud. Ilm super, toitlustajad super, rahvas rõõmsameelne, väga äge. Päris kiire rada oli ja tolmune oli ka alguses ikka väga olnud. Tahtsin hea enesetundaga läbi sõita, alguses sõitsin tagasi, aga lõpus tuli päris hästi, nii et tasus ära. Läks natukene külg maha ka, aga pole hullu, kukkumised on õnnelikud. No mul läks 20 kilomeetril kumm ja ma parandasin seda mingi pool tundi, nii et ülejäänud 40 kilomeetrit sõitsin mööda teistest. Nojah, et ma tulingi lõpuni, et naiskonnale punkte tuua peamiselt. Et ikka saaks naiskonna vähemalt arvestuse ja midagi kasulikku. Eelmine nädal käisin avatud rada sõitmas, siis ma vandusin. Aga täna ei tulnud seda meeldegi, et väga hea oli sõita, mõnus oli. Siuke mõnus oli. Ära eriti ei väsitanud ennast. Selleks aastaks on peaaegu kõik sõidud Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarjas tehtud. Ees ootab veel vaid suur finaal, kui 10. septembril antakse lähe Kuremaal 9. Kalevipoja rattamaratonile. Kohtumiseni!